lähme Tokyo driftile. Väga crazy on see auto. Tere tulemast Jaapanisse! Meil ootab selle tripi jooksul ees Kyoto, Tokyo, väga palju ägedat kultuuri ja ägedat ajalugu. Ja loomulikult autosid ja Tokyo drift. Kuulge, kus me üldse oleme praegu? See sama ristmik, see ongi ju Tokyo drift, come on. Jaa, oota, kuidas me üldse see saime? Siia. Halo! Tere! Me oleme jõudnud Tokyosse. Jah. Tokyo teada tuntud kui rattalinn, siin on väga palju rattaid ja kanaleid igal pool. Ei no, tegelikult oleme ikkagi jõudnud Amsterdami Eestist juba ja oleme teel siis Tokyosse, aga siin meil on süke 3 tundi aega. Ja me täidame seda tühja kõhtust, mis on täiesti täitmatu. Vaatame, kõigepealt sööke, siis vaatame midagi. Sina mine sinna, ma olen siiapoole hargnemas, leiame kiiremini. Ma tulen ka, ma ei viitsi üksi jälle. Burger ja siis meil on erinevad kastmed. Me eelistame nüüd seda. Pärast magamat tööd on HP-d juurde või? Kuigi tegemist on Hollandiga, aga see on väga vesine riik ja selle tõttu on siin mereloomi väga palju, sest kõik on haid siin. Väga haid on kõik. Võtad sülle või kardan, et tead küll, minu nahavärviga inimestel ei ole head kogemused selle veega. Watch out the water. Minu arust see on üliilus linn. Tõesti puhas on, ei haise nagu üldse ei haise. Värske, väga värske. Ainult asi, mis siin haiseb, on mu käekell. Tahad tõmmata ühe sõõmu? Ei soovi enam. Okei, Gabriel pesi seda. Ja ma mõtlesin, et ma ise haisen kogu aeg, aga tead, see oli kell. Prisma parkla, aga ratastele lihtsalt. No sa ei saa ju elu sees kätte, sul on mingi 4 ratast sinu ratta otsas. Kuidas? Suht antikliimaks linn, ütlen ausalt. Meil sai villand, võtame takso ja lähme lennujaama, on aeg minna põhikohta ikkagi. Jaapan. Ei tasu mainimata jätta, et linn on väga miinusaura. Ja no ei kutsu tagasi. Tänase päeva probleem on see, et me oleme maganud nagu nii palju tunde maksimaalselt. Ja see on väga raske. Ühesõnaga, security tahtis meie kaamerat ära võtta ja kaameramees ka. Ja kaameramees tahtis vangi panna. Ja me ütlesime, et kaameramees võtke ka kaamera kohe tagasi ja nad andsid. Mõlemad. Aga nüüd lähme lennume. Nüüd on kätte jõudnud see põnevam aeg, kus saab päriselt õigesse kohta minna. See ei ole üldse relax. Fredi, mida sa ootasid? Ma ootasin, et siin on nagu voodid, noh. See on äriklassi moodi. Meil on nagu ka, nagu pikali asend, aga see on nagu full. Ei, tavaline lennuk. Ma tunnen ennast üle saaduna eelkõige enda eelduste pärast. Siin on istmed on 90 kraadi, siis antakse mingi närtsakas padi ja siis tavai. Ja tööd. 13 tundi, let's go. Open. Pole. Esimene emotsioon. Okei, chicken on good. Kui meil pingi peal magada ei saa, siis tuleb leida teised meetmed. Mis toimub? See on mu voodi. Tere tulemast. See on mu korter. 1 ruutmeeter. Pikku pidi. Seina vahel. Good morning. Hello. Me saime magada lõpuks. Natuke raskem on olla kui varem, aga breakfast. Tere Tokyo. Meid võeti kinni. Meid. Aga meie seltskonnast 2 inimest. Tokyos maandusime ja mõtlesime, et nüüd saab minna edasi seiklema. Ja siis jälle mingid ootamine, jälle 2 tundi tiksume. Aju ei tööta enam. Ja, aga Fredi, mul on hea meel teatada sulle, et 3 tundi rongisõitu. Sa saad veel istuda 3 tundi. Me saime just sõnumi, kus öelda, et 2 venda, kes meiega veel olid, või siis kokku meid 8 siin, aga 2 venda ei saagi sisse ja vist lähevad tagasi, ma ei tea. 22 tundi, kogu reis. Jube. Ja siis sa tuled piiri, saad Jaapanisse ja siis sind visatakse välja. Nagu kuhu sa lähed, mida sa teed?
making rongipiletid. Numbrid on teie passinumbrid viimased 4. Mitte midagi ei saa aru. Okei. Tuunikala, majoneesi, sushi, võiku. Ei ole vänger. See maksis 1,50 umbes. Aga täidab täitsa hästi, ma arvan ära ka. Ei. No tuunis. Tuunikala ei. Siin ei ole tuunikala? Ei. Siin ei ole? Ei. See on majoneesi ja kanaga. Let's going to Tokyo. Ja siis Tokyo, Kyoto. Mis maa see on? Siin pole ühtki mäge. Ühesõnaga, meil on väike ümberistumine ja no ma saan aru, mis mu istekoht on, aga nagu kus kohas see läheb? See rongisüsteem tundub olevat suht keeruline värk. Ainus asi, millest ma praegu mõelda oskan, on söök. Nii et ma lasen ennast lihtsalt juhtida ja äkki me jõuame kohale Kyotosse. Mis maa see on? Kord ööse pära päeva. Restorani. Restoran kihutab 322 kilomeetrit tunnis. See võtikas ei maitse üldse. Teeb tööd. Mis maa see on? Kas tõesti üksnes orjaks? Veel ainult kõlvab inimene siin. Ja kõik selle valu ükskord kokku korjaks. Tuleks armastus ja lõppeks piir. Hotel, we made it, hotel. Kuule me põhimõtteliselt kudeme. See on vann. See on shower. Seda peab proovima, ma ei ole kunagi julgelt proovida. Peab proovima. Tere tulemast Kyotosse. Tere. Kyoto olevat siis olnud Jaapani pealinn kunagi. Jah, peale 1000 aasta oli. Õhk on ülivärske, nagu nii puhas tunne lihtsalt. Lähme avastame. Lähme vaatame. Kõik nupud läksid nagu jaapani keelseks, enam ei ole inglise keel. Liha ja riss ja siin on mingi supp. Millega ma üldse suppi söön, siin on nagu ainult ju... Ma ei oska neid kasutada isegi. Aga vaatame siis pulgad. Näitas ka pulgatööd meile. Ta kohe saan. Jaapanis on nii, et see, kes kõige kõvemini luristab, see on kiitus kokale. Panna nüüd üks. Hakkab looma. Meie esimene päev Kyotos või nagu üksikud tunnid on läbi saanud. Väike jetlag on sees veel natuke magame ja siis homme täie rauaga Kyotot vaatama, avastama templitesse, kung fu, karate, bambuse mets. Tere hommikust! Tere! Oleme jõudnud sööma. Meil on üks seepi. On koos saabiga. Kas see on võib-olla päriselt seep? Mida? Noitsestamata kätte seep. Konnichiwa! Me peame olema 45 bussi peal hiljemalt. Kell on praegu 43. Me jõuame 58 selle kella järgi. 8 läheb buss. Praegu sinna kuskil templisse. Meil ongi niisugune flyer jagati välja mingite kohtadega, kus me lähme täna. Meil on lunchtime on kuskil bambuu metsas. Seal on mingi trippimist, ehk siis ühesõnaga mägedesse ronime. Kiyomizu-dera tempel. 1300 aastat vana umbes. Ja siin oli, ma ei tea täpselt milline edge, aga kuskil on mingi edge, mille pealt samuraid hüppasid alla, sest et kui sa sealt alla hüppad ja survive'id, see tähendas, et seal kõik unistused tulevad teoks. Ja siis mingi 200 samuraid hüppas alla ja siis see tehti illegaalseks. Vaata, siin oli draakoni kuju.
on seal. Ping chilling. Do you like dragging his nuts across your face? Ühesõnaga, see on siis main stage, kui ma õigesti aru saan. Siit hüppasid ja samuraid alla. Kui te kõnnite mäe peal, siis te peate õige nurga all kõndima. Kalde nurk peab olema õige. Ja stabiilsus. Siin on meie järgmine peatus. Sanju Sangendo, 35 kuju tempel, kui ma õigesti mäletan. Aga siia me teid kaasa ei võta, siin ei tohi filmida, nii et... Aga siin on sees, just ütlen, 1001 puust jumala kuju, kellel kõigil vist on 4 pead ja 25 kätt. Käisime templis ära, ma aru, rahulik on olla nüüd. Ja neil kujudel reaalselt oligi nagu lihtsalt nagu oligi 25 kätt. Nagu väga muljet avaldav oli see kogu nagu lihtsalt järjest lõputult näed 1100 kuju. Ja siin on siuke rahulik mõnus chill aed, kus saab ujumas käia peale seda, kui oled sõpradega küla pallutanud ja sauna teinud pärast jälle. Foodbar on veidi tühjaks saanud, ma tämmi, nii et lähme sööme ja siis on kõige ägedam asi minu arust. Bamboo Forest. See on nagu täitmatu kõhuga lihtsalt. Okei, lunch. Meil on siin kana, riss, noodle ja tokupall, mida me proovime. Kõik. Not liking. Meile reisil uus reegel, kõik toidud sa pead sööma chopsticksiga. Teed ma sult isend. Nagu öelda. Opa. No, miks ta mingi... See kukub pääsed. Ta mingi kleepub vend. Kurat. Siin on siis inimesed, kes veavad inimesi. See on nagu... Ma mõtleks, on suht nagu orjandus, ei või? Me oleme sisenemas meie Bamboo Forestisse. Rahvast on normilt, aga vaadake nüüd. Kena. Väga ilus. Käes on bot season ja Instagrami mimmu pilte ei saa. Lobby on fullis. Bamboo Forest on done. Ja nüüd, mis meil veel on siis? Paar templit vist on veel vaadata või? Samurai. Oho, see on lahe tehtud. Next up Golden Temple. Tempel, mis ongi siis kullaplaadiga või selle kullakihiga kaetud. No. See on tempel. Kuldne tempel. Alumine korrus on vist, ma isegi arvaks, kas rituaalidele ja teine korrus vist oli nagu turistidele. Ja kolmas korrus on munkadele. 감사합니다. 아리가또. Me oleme praegu Punaste postide tänaval või jõuame sinna kohe. See kindlasti ei ole selle õige nimi, aga see hästi tähtsal kohal on templid ja shrine'id ja käiakse palvetamas ja see tundub hea, et isegi kui sa nagu ei ole siuke igapäevane nagu usklik või igapäevane kummardaja, et siis on täiesti fine, kui sa tuled enda õnnes või hädas, tuled siia ja nii-öelda räägid enda loo ära siin palvetades ja siis on nagu, see on suht tavaline tundub. Ja.
Tuleb väga valida seda aega, millal siia tulla, sest jõhkralt rahvast on. Praegu ehk siis märtsis algab see põhiline pot season juba. No nii ühesõnaga, kuna seal eelmises kohas oli järjekord, siis siin on ka tegelikult ideaalne spot. Me oleme küll järjekorras praegu, jällegi. Suht sama värk, et teeme siin pilti. See on suht reaalne. Me teeme pildi ära ja siis me näitame, mis välja tuli ja vaadake, kas te ette vahet. Ma arvan, et ei tee. Jõudsime hotelli ja meil on lambist Geisha siin esinemas. Geisha siis teada tuntud kui artistlike andmetega inimene. No nii, läheme vanni. Siin on siis sellised kuumavee, no Jaapani vann, ja reeglites on kirjas, et tatokatega ei tohi sisse tulla, sest kui sa on tatokad, siis sa oled jakuusi. Jakuusa, mis on siis, oli siis Jaapani maffia või on siiamaani. Ja me kutsume neid jakuusideks, aga jah, kui sul on tatokad nagu mul ja Kapul, siis tegelikult ei tohi sisse tulla. Aga noh, siin ei ole kedagi, nii et ja full naked. Mehed istuvad mullivannis koos. Teed selle. Ja on soe. Pesema õige, pesema kui küll. Põhimõtteliselt käisime Andresega vannis ära, pesime seljad ära, aga kes oli puudu, oli see vend. Ja tuleb välja, et ta on ikkagi maffia oma tatuudega. Jacuzzi ta ei saa nagu sooja vannis. No jacuzzi for me. Pikas jakuusa. Ta on maffia, Sigma. Aga enne veel, kui me läheme edasi järgmise tegevuse juurde. Suur aitäh Coolbetile, kes siukseid ägedaid trippe ja asju meil üldse võimaldab, kes meid toidab ja majutab. Ja selle ägeda sisu aitab teieni tuua. Ma ise loodame, et on äge. Ja tegelikult meie vaata kindlasti ka Coolbeti Instagramist teisi ägedaid saateid ja muid projekte, mida nad teevad. Seal on seda palju. Arigato! Bye! Thomas Shelby, maffia. Thomas Shelby, Mafia. Where are you from? Muhammad, Sigma. John Bork. Hallo. John Poko ei shiitai maska. John Poko. John Poko. Hai. ストア、ショップ。 John Poko. ジョンポークちょ破壊。ジョンポークって分からへんね。 Okei. Toko, no, toko. See on... See praegu siin on toores liha, aga kohe tuleb, pannakse siin tuli otsa ja siis sellest saab küpse liha. Ei, natuke soola, aga hea, väga hea. Nagu väga kange vein. Ja see pidi veel smooth olema. Aga see karp on nagu väga huvitav. Mul on väga palju küsimusi, aga miks peaks karbist jooma seda? Aga selle karbi saab koju pärast. What's up, bro? Hey, what's your name? Takuya. 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 Yeah. Gabriel, Freddy. Yeah. Hey. Nice to meet you. Nice to meet you. Which one is yours? Oh, yes, very nice. Kõhud on täis, autosid nägime. Homme näeme veel ägedamaid. Homme äkki istume sisse, teeme Tokyo Drift. Autodesse. Aga praegu Goodman zones out. Hea tööd. Ma ei olnud küll. Let's go Tokyo. I like Tokyo. Tokyo is my favorite in the world. Nüüd ootame taksot. Me lõpuks endale ilusa ilma, meil on ilus soe ilm, valmis avastama linna. Kuule, meil on tänatud Tokyo Drift. Tokyo Drift. See niimoodi, et selgub on. Arigato. Hotell käes. Me vaatame tubakala. Okei, üks suur voodi. Okei, nice. Ossa. Okei. Allo, boss. Tere peremees.
Opa. 1, 2, 3, 4. Door open. Konnichiwa. Okei, Tokyo. Linn, kus elab 13 000 linn, kus elab 13 miljonit inimest. Parem. Võrreldes Kyotoga päris mastaapne ja väga suur. Ja kõvasti pisim. Ja väga pisi. Tempo on peal. Oota, reklaamipaus. Meil näiteks ei ole liiga palju objektiive kodus, seega reisi jaoks uus objektiiv, uus kaamera, lisavärki saad kõike Fotoakadeemiast. Me oleme Team Nikon ja vaadake, kui häid mimmukaid sellega teha saab. Aga nüüd tagasi videosse. Klassikalise eestlase jaoks Kambiast on seda linna nagu väga palju. See on massive. Vendad jõudsid kohale ja nagu juba vinguvad mõlemad lihtsalt. Nii suur. Näkkuda. La France. Saab. See oli nagu kõige heavim tellimise kaos. Ma panin enda tellimused elosse. Siis vend läks arvutisse kinnitama, siis järsku oli minu tellimuse asemel minu temas Fredi tellimus. Siis ta käis, jooksis 7 korda arvuti vahel. Küsis, mis ma tahan, siis ma hakkan talle ütlema, siis ta jooksis arvuti taha. Kõik see mähkimine. 4 lihatüki jaoks. Ühesõnaga, me tahtsime kastet. Peremees, anna palun kastet. Koht on lihtsalt komedi nagu. No nii, nüüd siis päeva tipphetk. Lähme Tokyo driftile. Seis on niisugune, et 4 auto asemel on 10, aga inimesi on 4 asemel 30. Ehk siis, mida me lootsime, oli kinda private tour, aga nüüd me saame nagu 3 olla siis autos. Ja üks meie lemmik juba võeti ära, nii et ma ei tea, mis me võtame tagasi selle. Lähme ühesõnaga tuurile, seal on palju peatuseid ja väga palju autokultuuri, nii et ma usun, et me saame oma auto nagu rahuldatud veidi, aga kõige pikem peatus on 1,5 tundi. No see on see kõige most famous Tokyo Car Meet spot vist. Me oleme praegu mingisse autoshoppi ja siis Car Meetile. Fredi, kas vahetaksid selle auto Mustangi vastu ja miks sa vahetaksid? Kindlasti mitte. Mis kuradi autos me oleme üldse? Mingis perevagunis, mis ei peaks üldse siin olema minu arust. Ma ei saa nagu aru, kas tal on laba põhjas või ei ole, aga see nagu väga ei liigu. Me pärast näitame neid autos, mis väljas oli, väga imetlusväärne. Aga minu arust ongi tegelikult ägedam, Fred, kui sa saad enda autost, millega sa sõidad, näha teisi ägedaid autosid. Kuidas sa tunned? Seda me reaalselt mingi taksi autoga nagu. See on kompuuter nagu. Kõikidest valikutest saime me mingi pere Toyota. Nagu ma ei ole nagu üldse pessimistlik inimene, aga ma praegu kahjuks pean nõustuma, et me tõmbasime nagu ilmselt kõige halvema loosikaarti. Siin on meil erinevaid, no täitsa nagu tuuningjupid on siin niimoodi poes müügil, see on päris äge. Suspensioneid, väljalaske torude otsi, värke, mufflereid. Full on engine on ka siin. Ma pigem 100% valiks selle, et ma praegu hüppan ühe nende peale, nagu ükskõik kui ilus auto sa mulle ette tood. Kui mul on valik, et ma saaks võtta ühe neist siit reast, ma oleks peal. Oi, Skyline'id on ilusti reas. Tere tulemast Daikokusse, kus toimuvad siis kõige suuremad automiitid Tokyos. See on ülemist korda miljon ilmselt. Lähme vaatame, mis siin on.
tibud juba persetavad mingite GTR-ide ees nagu, kurat, pole sinu auto, ära tee pilti. Sõbrad, nagu minu arust see peab olema nagu Jaapani kultuuris nagu auto juures, no vaadake seda palun, kui ilus see on. Holy f***, kui ilus see on täiesti. Ma petin, et selle signaal on ka, võetad signaali, see... Hello. Hästi. Õnnepäev saabus. Õnnepäev saabus. Oi, perkele. Ei, me saime kätte. Mu unistus saab teoks. Unistus saab teoks. Nii, let's go. GTR-is. Väga crazy on see auto, väga hai. Dream come true. GTR Nismo, no mida asja? Ei, see oli väga mõnus. Me lisaks jõudsime järeldusele, et me peaks kolima Jaapanisse enda autodega, sest et see on haige, kui haruldased USA autod siin on. Ja pluss need tänavad on lihtsalt loodud nagu selle jaoks, mida me Eestis ei tee. No tunnelid, no mida asja, pikad tunnelid. Mis on otsid, et sa oled Nissan GTR-iga Tokyo Drifti ristmikul ja sul on Fast and Furious ja Supra veel teisel pool? What is going on? Mis sa üle nagu? Life is good, noh. Nagu straight auto Tokyo Driftist. You are staying hotel or Grand Prix Hotel Taxi Takanawa? Okay, yeah, let's go. Get out. John Boko shitte imasu ka? John Boko, hai. John Boko. Oh, sorry. You know? It's all good. No need to worry. You have turbo. Ah! Oh! Turbo. Yes. Turbo test. Shrines and temples and yeah. It's joke? Not all. Six temples. Six. No, we visited all. No, well, temple, no. Okei, bye. No nii, Karmitan. Oli see vast kogemus. See oli üülituus. Aga me tõmbame siin ässal osale joone peale. Ega meie reis siin ei lõppu selles mõttes. Meil on veel palju päev ees ja teine episood on teil veel ees. Meil on tulekul Mount Fuji. Jalkamatš. Meil on vaatame sumat ja kakleme nendega. Ja kindlasti palju muud ägedat. Tokyo üllatab veel, ma usun. Aga meil on üliäge ja selle eest aitäh Kuulbetile. Arigato. Meil oli ägedad. Ma loodan, et teil oli ka. Ciao.